Tere õhtust, kallid vaatajad, kuulajad. Algab saade Vox Populi, nagu välja öeldud sai. Ja esimese asjana ma tänaksin kõiki inimesi, kes on meie tehtud filmi jaganud, vaadanud, sõpradele, tuttavatele soovitanud ja ka laigi pannud. Ja tänan ka ühte inimest, kes suvatses teha mulle või tundis, et ta tahab mulle teha nii-öelda toetuse mu kanalile. Suur tänu sulle. Ja ma ei ole täna stuudios üksinda, minuga on stuudios Gert. Tere, Gert! Tere kõigile! Nii, mis me teeme? Sukeldume kohe. Asja kallale, ega mis siin ikka? Mis nüüd on vahepeal saanud, siis siin sai ju siin Saarde tuulepargist siin inimeste seal, Saarde tuulepargi lähedal elavate inimeste kaebusi siin saadetud edasi Terviseametisse ja siit saime ka tegelikult ju mõned aega tagasi juba ka vastuse Terviseametist ja mõtlesin, et äkki loeks selle ette, et siin ei ole küll midagi sellist, mida nagu ei tohiks nagu avalikult öelda, siin ei ole ei nimesid ega mingit isiklikke andmeid ega midagi sellist, mis peale siis autori, kes siis selle kirja on koostanud ja peale siis minu nime, kes siis on, kelle poole siis nagu on see Terviseamet nagu tagasi pöördunud või nii. Mina esitasin inimeste palvel need kaebused. See on siis esimese ringi kaebustele, mis sai siis teele pandud ja saime siis vastuse 1. novembril. Millal sa saatsid küsimuse? Jaa, küsimus. Ma saatsin selle, see vist peaaegu kuu aega vist oli neil see aeg. Natuke võib-olla vähem. See oli midagi oktoobrikuuses alguses. Ühesõnaga võeti maksimum vastamiseks? No ikka, ega see on 30 päeva on see aeg, mis neil on see on seadusega ette nähtud, nii et siin ei ole väga midagi kobiseda. Aga kui vastusesse süveneda, siis jah, aga ma loen ette selle, siis saavad teised ka teada, mida siis meile vastati selle peale, kaebuste peale. Lugupeetud Gert Lapimaa, mina saatsin, siis vastatakse nagu minule justkui. Aga, et siis Saarde tuulepark. Edastasite Terviseameti Lääne regionaalosakonnale ametile Pärnumaa Saarde valla Tõlla küla ja Viljandimaa Mulgi valla Räägu ja Sarja külade elanike kaebused seoses tervisehädadega, mida võib olla tekitanud nende elamutest circa 2 ja 3,5 kilomeetri kaugusele jääv Saarde tuulepark. Tuulepark on olnud töös umbes aasta ja plaanide kohaselt soovitakse seda laiendada, mistõttu on algatatud eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine. Tuuleparkide rajamise vajadus on seotud Eesti riikliku energia- ja kliimakavaga aastani 2030, mille Eesti riik esitas 2019. aasta Euroopa Komisjonile ja mille eesmärk on anda Eesti inimestele, ettevõtetele ning ka teistele liikmesriikidele võimalikult täpselt informatsiooni sellest, milliste meetmetega kavatseb Eesti riik saavutada Euroopa Liidus kokku lepitud energia- ning kliimapoliitikat puudutavad eesmärgid. Vot nii. Tuuleparkide planeerimiseks on vajalik läbi viia keskkonnamõjude hindamine, mille käigus vastavad litsentseeritud eksperdid hindavad kõik võimalikke mõjusid, sealhulgas ka tervisemõjusid, võttes arvesse kõiki teadus- ja teaduspõhiseid uuringuid. Jah, kahtleks selles väites, aga lähme edasi. Riiklikku tegevust planeeringute valdkonnas reguleerib planeerimisseadus ning keskkonnamõju strateegilise hindamise osas keskkonnamõju hindamise ja juhtimissüsteemi seadus. Vastavalt keskkonna GHJS toodule, siis nii-öelda keskkonnamõju hindamise ja juhtimissüsteemi seadusele toodule, on igaühel õigus keskkonnamõju hindamise programmi ja aruande avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu ajal tutvuda programmi ja aruande ning muude asjakohaste dokumentidega, esitada nende kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ning saada neile vastuseid.
pean ette ruttama, et mina näiteks ei ole saanud jätkuvalt vastust omal 15. maiks esitatud küsimustele, ettepanekutele seoses Põhja-Pärnumaa vallas nii-öelda ka planeeringu kehtestab KSH nii-öelda teise ringi KSH-le ei ole saanud jätkuvalt vastust. No, me juba 3. ringi peal oleme sinna saatnud vastusega. Ei ole kindel, kas sellelegi tuleb, sest et seaduse järgi justkui nad ei peagi vastama meile. See on niimoodi meile öeldi. Põhja-Pärnumaa vallast niimoodi. Aga lähme edasi. Terviseamet, olles riigiasutus, peab oma töös lähtuma Eesti Vabariigi seadusandlusest. Kui kooskõlastamisel ei viidata vastuolule õigusaktiga, loetakse planeering kooskõlastatuks. Keskkonnamõju hindamise käigus teostatav tuulikute müra modelleerimine viiakse läbi võimalikult ebasoodsates tingimustes, mis iseloomustaks halvimat müraolukorda ümbruskonna elanike jaoks. Reaalselt igapäevaselt avalduvad tuulikutest põhjustatavad müratasemed on eeldatavalt modelleeringu tulemustest madalamad. Tegelikult on selle asjaga lugu selline, et me vist juba ka siin ühes saates siin rääkisime, et müra modelleerimisel nad arvestavad ainult tuuliku selle konsooli käigukasti ja siis selle keneka müraga. Nad ei arvesta tuuliku, tiiviku, siis aerodünaamilist müra. See on siis põhjusel, et see Wind Pro, mida siis kasutatakse selleks modelleerimiseks, selle müra modelleerimiseks, mingil põhjusel siis ei saa seda aerodünaamilist müra seal kuidagi arvestada. Miks täpselt, ma sellele ei oska vastata. Hetkel lihtsalt ei ole jõudnud seda uurida, aga sellega saab ka tegeleda ja küll selle välja uurib. Lähme edasi. Maailma Terviseorganisatsioon WHO on andnud suunise, mille kohaselt müra leevendavaid meetmeid tuleks rakendada, kui tuuleturbiinide müra ületab 45 detsibelli, siis A kaalutud keskmisega, ööpäeva 24 tunni keskmine. Mida see tähendab siis 45 detsibelli ja 24 hashi keskmine? See tähendab näiteks seda, et kui sa öösel magad ja keegi laseb näiteks õues, ma ei tea, teeb ilutulestikku, paneb seal sul 100 detsibelli. Sa ärkad ülesse või siis võid tagasi rahulikult magama minna. Okei, aga selle mõõtmise järgi ta ei keskmiselt ta ilusti ühtlustab ära, nii et see 100 detsibelli, see korraks see pauk või see pirakas, mis käib, siis see on täiesti, ütleme, selles mõttes nagu normide sees. Et ta võib sul öö jooksul mitu korda käia sedasi. Mitu pirakat võib käia, sa ärkad mitu korda öösel näiteks ülesse. Ja tegelikult on kõik normi piires. Vaat niimoodi on selle asjaga. Eeldusel, et tuulepark töötab kuni 24 tundi ööpäevas, on seetõttu Terviseamet soovitanud uute tuuleparkide arendamisel võtta aluseks kõige rangema normi ehk tööstusmüra öise sihtväärtuse tagamise, mis on elamaaladel 40 detsibelli. Seda siis kaalutud keskmise A-ga. Ehk et kui te nüüd võtate seda asja niipidi, et nüüd teeme natukene lahjemaks, aga tööstusega on nagu üldiselt see, et nad ei, kuidas nüüd öelda, tuulikute tööstust nagu võrreldes on hästi kummaline, et nende nii-öelda müra signatuurid on natukene teised, natuke erinevad. Kuule, ma korraks põikan vahele, meile kirjutab Urmas Maranik, et tere Gert, see riikliku taastuvenergia vajaduse täitmine ei pea ju paika, küsimärk. Jah, selles mõttes ei peagi, sest et meil on ju tegelikult 30. augustil avalikustati nüüd siis esimene, see on siis nagu, kuidas selle dokumendi nimi oligi, see on siis alad, mida siis tuleb nagu üks hetk ma kohe vaatan, ma saan selle asja kohe väga konkreetselt, mul on siin all olemas, et ma saan öelda, mida Urmas mõtleb meil siin. Ma korraks räägin juttu, info, mis minuni jõudis, millel on polnud ausalt öeldes isegi mõelnud, ega see tuli nagu tegelikult välkselgest taevast, jutt oli küll meretuulepargi tuulikutest, tegelikult on need ju sama, mis siin maa peal. Mu käest üks sõber küsis, et kas sa tead, kui palju on õli selles tuulikegeneraatori käigukastis? Ja ma ei osanud öelda, ma ei teadki, et seal õli üldse sees on. Ja ta ütles, et 1,5 kuni 2 tonni.
võimalik jah. Need on ilmselt erinevad, masinad on erinevad, aga suurusjärk on umbes midagi siukest. Et see oli nagu jahmatav, sest et need käigukastid on nagu autogi käigukastid ja need alati imitsevad seda õli. Ehk siis õlireostus on päris siuke ei, reaalne oht ja kui nad põlema lähevad, siis sealt tuleb ikka mõnusalt sellist suitsu. Aga tulles nüüd tagasi, millele Urmas viitas oma küsimuses on see, et see on tuuleenergeetika arendamiseks täiendavate alade kaardistamine. Ehk et viidi läbi selline analüüs, mis siis oli tellitud, see on riiklikult tellitud, see on Euroopa Liidu rahadega ja see on siis vajadus nagu, see on siis nii-öelda see oli siis vaja leida need alad tuulikute jaoks, mis kataksid siis nii-öelda need miinimum või selle Euroopa Liidu nõude, et oleks meile olemas nii-öelda Eesti poolt siis selleks rohepöördeks siis nii-öelda oma panus nagu antud, et on nii palju peab olema tuulikuid nendel aladel, et siis me saame selle nii-öelda need eesmärgid täita ja me ei saa siis karistada Euroopa Liidu käest. Aga mis nüüd on siis nagu toimunud, et meil on nagu nüüd võetud ette terve üle Eesti, eks ole, ja need alad, mis näiteks Põhja-Pärnumaa vallas on, millest ma saan nagu kindlalt öelda, mitte ükski nendest aladest ei kuulunud tegelikult selle nii-öelda riikliku eesmärgi täitmis või see Euroopa Liidu nõude täitmiseks. Ütleme siis, kõik need alad, mis on Põhja-Pärnumaa vallas, on tegelikult arendajate ja valla nii-öelda huvi tegelikult teha nii-öelda neid asju arendada. Seal ei ole riiklikku sundi. Või kui on see riiklik sund, siis see ei ole nagu päris õige, sest et riik on omale nii-öelda tuuleenergia jaoks vajalikud alad on juba kaardistanud ja need on teada, kus need nii-öelda saaksid olla. Ja nende mõte oli siis selles, selle tuuleenergeetika arendamiseks täiendavate alade kaardistamine, oli see, et leida alad, milledel on keskkonnale kõige väiksem mõju, võimalikult väike mõju ja Põhja-Pärnumaa vald näiteks sinna alla ei kuulunud. Ehk et seal on, kui ma nüüd olen nii palju, kuivõrd ma olen sellega nüüd tutvunud, mis seal minu kandis nagu toimub, kus ka mina nagu kodu tahaksin rajada, on siis see, et see on, ma ütleks, et see on sisuliselt looduskaitseala. Et seal on linnustik, seal on kõike, seal on sellest meie kõige siis sellisest looduskaitse all olevast linnukesest seal on neid mitmeid ja seal on kotkaid, eks ole, seal on metsiseid, mida kõike, eks ole, on võimalik ja seal on see elu mitmekesisus on nii suur, et nemad leidsid, et selle uuringu järgi, ma helistasin, suhtlesin ka ühe selle uuringu autoriga, selle analüüsi autoriga, kes siis organiseeris need spetsialistid, kes siis just tegid seda looduse ja seda linnustiku ja looduse siis nagu taimestiku analüüse siin, et tema siis ütles, et Põhja-Pärnumaa vald sinna nende valiku alla nagu ei kuulunud, sest et seal oleks olnud kahjud nagu suured. Ta küll ütles mulle ka seda, et see uuring või see analüüs ei välista siis ütleme nende täna siis kuidas planeeringutes, eriplaneeringutes, detailplaneeringutes alade siis nagu uurimist ja nendele, kui nagu vald selle ise algatab. Aga tekib nagu küsimus, et kui meil on eksperdid sellest üle käinud ja nad on leidnud, et see ala ei sobi, sest et see on liiga asustatud, looduse jalajälg, meie inimese jalajälg sinna loodusesse oleks liiga suur, siis ma ei tea, mismoodi mis eksperdid nüüd selle kõik siis nagu ümber hindavad ja ütlevad, et tegelikult ikka sobib küll. See on nagu selle asja juures kummaline. Aga kui nüüd läheme edasi selle Saarde valla looga, siis et siis nii-öelda, et on 40, et siis on võtta siis aluseks kõige rangem norm ehk tööstusmüra öise sihtväärtuse tagamise, mis on elamualadel 40 detsibelli, kaalutud keskmisega A. Jah, nii on. Terviseamet kui eeskätt järelevalveasutus lähtub järelevalves kehtivatest piirväärtustest või muudest tervisekaitsenõuetest, mille on kehtestanud sotsiaalminister vastava määrusega. Sotsiaalministeeriumi pädevuses on kehtestada ja vajadusel ajakohastada määruseid, mis reguleerivad tervisekaitsenõudeid. Kliimaministeeriumi pädevuses on välisõhu müra regulatsioon. Terviseameti pädevuses on kontrollida määrustele vastavust. Ehk et Sotsiaalministeeriumi pädevuses on kehtestada ja vajadusel ajakohastada määruseid, mis reguleerivad tervisekaitsenõudeid. Nüüd tekibki küsimus, et kui meil on see infraheli
ja sellest tulenevad inimeste tervisehädad, mida me siis ka oleme Terviseametile teada andnud, siis täitsa huvitav oleks teada, et kuidas siis neid asju nüüd hakatakse siis nagu muutma või sellega nagu kooskõlla võima, nii et inimestel ei oleks tervisehädasid. Aga lähme edasi. Et siis praegusel juhul on amet küsinud Saarde tuulepargi reaalseid müra mõõtmiste tulemusi ettevõttelt OÜ Utilitas. Ettevõtte vastuse kohaselt on tellitud ameti rahvatervise laborilt suuremahuline müra ja infraheli mõõtmine. Infraheli mõõtmine Terviseametilt. See saab olema huvitav, kui need mõõtmised on tehtud, oleks mõned niisugused intrigeerivad küsimused. Aga lähme edasi. Mõõtmistulemustest saab amet teavitada aruannete laekumise järgselt. Kliimaministeeriumi eestvedamisel on hetkel koostamisel ka tuuleparkide mõju analüüs ja selle lõpptulemusena peaks, aga ei pruugi, valmima põhjalik juhend keskkonnamõju hindajatele tuulegeneraatorite mõju teemal. Amet märgib, et võtab Saarde tuulepargiga seotud inimeste kaebuseid Kliimaministeeriumiga juhendi koostamisel aruteludel teemaks. Lugupidamisega allkirjastatud digitaalselt Kristel Kallaste, menetlusgrupi juht. Vot selline lugu siis on vastus. Inimestel on tervisega häda, aga siin ei näe nagu ühtegi sihukest viidet, et hakatakse uurima, mis nendel inimestel siis täpselt viga on, kas millise nende nagu füsioloogia on või mis, et toimuvad siis mõõtmised. Terviseamet järgib, et siis oleks kõik seaduse järgi ja nii ongi. Suure tõenäosusega, ma ei taha veel kord kordan, et ma ei taha luua mingisugust reaalsust siin, aga ilmselt on need mõõtmised tulemused korras, sest et ma natukene tean tausta Terviseameti võimekust mõõta infraheli, siis siit midagi sellist põhja panevat me paraku ei pruugi leida. Aga jah, ma hetkel... Suht jokk on ju. Ega ta selles mõttes midagi nagu valesti ei olegi. Ainukene asi, mis siit puudu on sellest kirjast, on puudu see inimlikkuse osa. Et ma ei leia siin sellist... Ei, sellest neile ei maksta seal. Ei ole mõtet otsida. Ei, seda jah, aga just kui ametid on nagu ikkagi, peaks nagu aru saama, et nad on ikkagi loodud selleks, et inimeste elamist ja olemist ikkagi toetada, mitte... Ja nad on nagu inimeste jaoks loodud, et nad oleksid kuhu. Ongi selline, minu jaoks ei jõua kohale selles suhtes, et need inimesed, kes kannatavad selle nii-öelda müra ja tervisehädade all, nad on maksumaksjad. Ja pole ju vahet, kas nad maksavad maksu läbi töö tegemise või läbi pensioni, nad maksavad nii ehk naa. No läheb poodi ja ostab ja midagi jälle maksab maksu. No ja need samased inimesed, kes seal Terviseametis kas või siis töötavad, nemad saavad reaalset palka maksumaksja käest ja siis nad lihtsalt kusevad kõrge kaarega pähe. Jah, ega selles mõttes need asjad ongi see niinimetatud sotsiaalne kokkulepe, mida siis me arvame, et meile kõik need ametid nagu peaks meid toetama. Tegelikult see on kõik vastupidi. Et meie oleme justkui nende jaoks. Mitte meie ei ole, nemad meie jaoks ei ole, et see ongi nagu täiesti nagu toimunud selline nihe mingil hetkel ja eks siin on ka selline inimlikkuse kuidagi puudumine. Ma ei tea, kuidas neid asju, miks nad on miks on see olukord selliseks muutunud, et siin saab muidugi öelda, et Eesti pole ainuke, igal pool mujal maailmas on ka nii, aga eks vist see süsteem kui selline loob siukest kuidas see on niimoodi, et igal pool maailmas on ka nii, me ei pea olema igal pool teiste moodi. Täpselt, et oleks nagu ise enda moodi, see võiks nagu olla teistmoodi. Kogu aeg sealt pukist meil just võrreldakse, aga vaadake, maksud on seal sellised, aga meid ei ole. Aga võrdleks tol hetkel ka siis, kui palju seal näiteks palka inimesed saavad. Ei, see ei ole huvitav, sest see lööb selle mustri paigast ära, eks ole. Absoluutselt, jah. Ja nii ta läheb, et
ma nüüd jah ei teagi, kas nad on nüüd kokku leppinud seal saardes. Ma tean, et seal käidi Eduardi ja Veiko juures käidi küsimas neid mõõtepunkte, kuhu siis nad tahavad paigaldada need mõõteriistad siis, et registreerida sealset müra. Aga eks siis kuuleb, kui see aeg nii kaugele jõuab. Just kui midagi teevad, aga tegelikult ajavad väljal tuult taga, ma saan aru. Ja eks vaatab, mida nad seal siis mõõdavad, ja mis nad seal need tulemused siis saavad. Aga ütleme nii, et ega meil on ka plaan varuks. Et me päris käed rüppes ei ole istunud ja oodanud, et äkki läheb mööda või äkki läheb ise korda. Et ütleme siis nii, et me tegeleme asjaga. Me oleme võtnud asja natuke tõsisemalt ette, kui me alguses oleme arvanud ja tundub, et meil saame sellega hakkama, mis me ette võtame, nii et. Tead, muide see film iseenesest, mis me tegime, pani mul ühe töökaaslase kukalt kratsima, sest temal on ka nii-öelda nagu teine elamine on Rapla maakonnas ja hakkas mõtlema, et huvitav, kas sinna ka tulevad tuulikud ja kuna mul on telefonis olemas see kaart, kus on ilusti peale märgitud, kuhu on planeeritud, näitasin talle et jah, sinna on tulemas ja mitte vähe neid. Ja ta kratsis kukalt ja ütles, et huvitav, et nagu pole nagu räägitud sellest midagi nagu nendel vallas. Ja otsisin välja, et tegelikult on küll räägitud. Ja täitsa aasta aega tagasi ja selle kohta on isegi video YouTube'is olemas. Okay. Ja ma huvi pärast hakkasin vaatama seda videot, see on üle 2 tunni pikk on. Kõigepealt see vallavanem seal midagi seletab, räägib, et inimestel kõige suurem mure on, et rikub vaatevälja, eks ole. Ja ma hakkasin suure häälega naerma, kõva häälega, sellepärast, et see vaatevälja rikkumine, see on nagu selle juures lihtsalt nagu nalja tegemine. Ta oli, kas ta ei teadnud või ta meelega ei öelnud seda ja siis tuli mingisugune lobist sinna, kes oli seotud siis nii Tootsiga kui ka Saarde vallaga. Neil oli kas seal Saarde vald olnud väljasõit mingi hetk ja ma kuulan seda juttu, mis ta räägib. Oi, kuidas infrastruktuur areneb seal Saarde vallas. Inimesed saavad tasuta elektrit, firmad saavad tasuta elektrit, osadel on ainult vaja maksta seda võrgutasu, et kõigil on nii hästi. Ja ma mõtlen, et me käisime Saarde vallas ja me veel küsisime, kas nad saavad tasuta elektrit. Nad naersid meid kõva häälega välja põhimõtteliselt, piltlikult öeldes. Ja ma kuulan seda venda ja ta lihtsalt, reaalselt valetab saalitäie inimestele. Tegemist oli siis endise Põhja-Pärnumaa vallavanemaga ja ta rääkis sellest Tootsist, et siis kui Tootsis tuleb, et siis Tootsis hakkab olema tasuta elekter ja kõik ja seal ma tean, et Tootsist on inimesed Põhja-Pärnumaa vallast Erich Palmile siis helistamas, et kus meil siis tuulikud töötavad, et kus meil siis tasuta elekter on, et lubasite meil tasuta elektrit, et ma näen, et tuulikud käivad, miks mul ikka tulevad elektriarved, et milles asi on, te ju lubasite. Ja siis niimoodi kratsivad selle kukalt, et jah, et tegelikult ikka ei ole ju. Et tuleks selle sama vallavanema poole, endise vallavanema poole siis pöörduda, ilmselt kohalikud vast teavad, kus ta elab ja võiks ju minna siis koju ukse taha küsida, et kus siis on see tasuta elekter. Ja ma saadaks oma elektriarvet talle. Seal oli veel see ka, et ta lubas, seal pidid olema ju kurgikasvandus, kus kurgi kilo pidi olema 35 eurosenti pidi olema kilo või kurk. Ja see sama firma pidigi tasuta saama elektrit. Seal oli ikka, see oli uhke muinasjutt oli, ta oli täitsa uhke, kui ta seda seal rääkis. Oli, ja ma ka kuulan ja vaatan ja see... Ja kusjuures mitte keegi ei hakanud küsima, et kas te nagu räägite tõsiselt seda või? Aga müük oli ju hea ju. Müügimehena on sitaks hea vana ju. Selles mõttes, issand jumal, 2-3 meetrit tuulikustest ja ei kuule mitte midagi. See need käivad nii vaikselt, vähemalt tema rääkis niimoodi. Ja kui meie käisime, kas oli niimoodi? Me seal kuradi 50 meetrit tuulikutest teemal oli nagu lennuvälja ääres oleks ja ei saanud omavahelgi räägitud, nii et rääkimata mingi 2-3 meetrist, ma ei tea, millist tuulepargis tema käis või kas nad tuulikud üldse töötasid, kui ta seal käis, ma ei oska öelda, et see on nagu... Ei, see on jah uskumatu, mismoodi inimesed räägivad, kui nad ei tea asjast nagu suurt nagu midagi ja siis tuleb sellist, ikka sellist uinamuinat, et ilmselt
ta on oma unistused ja mingisugused reaalsuse nagu segamini ajanud, et siis tulebki sellist kergelt patriootlikku süükest Pavliku juttu, et nii on, aga jah. Mul tuli sellega meelde see, et sa saatsid mulle ühe videoga, kus keegi oli siis nii-öelda üritanud meie seda tere Andres ja tere Roland ja tere Jaana oli siis üritanud seda meie filmi nii-öelda vist natuke nagu maha teha või oli oma telefoniga või ma ei tea, millega ta käis ja filmis, et siin on need tuulikud ja need tuulikud on mitmekümne kilomeetri kaugusel ja ma ei kuule midagi ja siis ta sattus sinna Saardevalda sinna sama tõkkepuu taha ja istub autos ja filmib iseennast ja korraks tuulikuid, et issand, kui mõnus hästi mahe vuhin on ainult ja et see ju ei sega, on ju. Et ma ei tea, millest need mehed räägivad. Tead, mis kuupäev see oli? See oli 29. oktoober ja see oli see sama kuupäev, kui käis ka Vinni vallast oli turismigrupp, oli siis Vinni valla nii-öelda tegelased olid siis käinud ka kiirkorrast toodi siis kuulama neid tuulikuid. Et see oli kõige tuulevaiksem aeg üldse, mis seal oli. See oli ei mina kuulasin kõrvaklappidega, mina kuulsin küll normaalselt neid tuulikuid ja siis ma mõtlesin, et aga mida see inimene nüüd üritab teha, ta sõidab korraks läbi, ta näitab, et hea küll, et vuhisevad mõnus on ju, mererannas on ju ka mõnus magada, vaata lained loksuvad, aga ole sa mererannas 24 tundi näiteks ja tule ütle mulle siis, et kui mõnus oli mererained laksusid seal. Ma ühe korra olen maganud mererannas telgis. Viimaseks korraks jäi see rohkem mitte kunagi, sest et see lainetamine hakkab üks hetkel nii jõhkralt ajudele, et korraks olles seal on tõesti võib-olla okei ja mõnus, aga mine koli sinna alla elama, eks ole, et ela ja naudi seda nii-öelda seda rütmilist, ütleme, kui lainetus on veel kuidagigi moodi selline, võib-olla vaheldub või midagi, aga see tuulik, see käib ju, see on nagu vee pähe tilgutamine täpselt, et see jah, et mingisugust, ma ei saanud üldse selle video eesmärgist aru, sellepärast. Ei, eesmärk oli selles, et teha ikkagi selgeks inimestele mis päästa annab, et asi ei ole üldse nii hull, et vaadake ikkagi, asi on hea. Et muidugi, mis tuleb nagu aru saada inimesed, kellele siis üritatakse näidata neid asju, mis puudutavad tuulikuid, siis see hetk, kui te sinna korraks kohale lähete, see ei näita seda tegelikku seisu, seda olukorda, mida need inimesed seal, kes seal ääres elavad, kogevad, sest et see tunnikene või 20 minutit, mis te sealt läbi sõidate korraks, see ei tekita enamus inimeses ilmselt mitte mingisugust erilisi. Mõnedel hakkab üsna kiiresti see nii-öelda kõrvades surve, aga seda ei osata võib-olla ka esmapilgul kohe seostada, et see nüüd on tuulikutega seotud. Ja mina võin küll öelda, et mulle tõmbas kohe jalad alt ära, nii kui me tuulikute sinna samuse tõkkepuu taha parkisime, et pea läks imelikuks ja tasakaalu sellised kerged häired tekkisid, et minul hakkas kohe, aga ju siis ma olen nagu niivõrd palju tundlikum ja vererõhk tõusis ikka päris mehiselt, seda oli tunda see mis kaelast jookseb siia taha pähe, see oli väga ebameeldiv. Ja ega see on väga, väga eriline ja sükene vastik tunne, mida ilmselt on ka, ütleme, kui see nüüd on, tänaseks on siis ka, me teame, et Tootsi kandist on hakanud inimesed juba kaebuse esitama, aga väga suure tõenäosusega on seal Tootsis ka inimesi, kes veel ei tea, et nad tegelikult kannatavad. Neil on võib-olla kehva olla, aga nad ei suuda seda kehva olemist seostada siis selle tuulepargi tegemistega, eks ole. Et Ma sain aru, et üks inimene oli selle seletuse leidnud ka oma nii-öelda vanemal emal, kellel mingit hetketel oli tervis samad sümptomid, aga ta elas 30 kilomeetrit kaugel. Jah, kõige kaugem, mis meieni on jõudnud nüüd tegelikult on veel kaugem olemas, aga see, mis on tulnud konkreetselt nüüd läbi meie MTÜ, on Hientali külast on naisterahva, kellel siis temal endal ja tema emal siis on tekkinud sellised analoogsed sümptomid, mis on Saarde vallas, Edwardil ja Riital ja Veikol ja Annel. Et see oli nagu kummaline, nad ei osanud nagu alguses seda nagu aru saada, see tekkis nagu eelmise aasta sügisest oli see nagu hakanud mingite episoodide nagu pihta. Et ka selline hirmutunne tekib näiteks öösel, seretamatu niisugune hirmutunne on.
et ema ütles, et ma kardan, et ma suren äkki ära. Et vanal inimesel ikka on ilmselt see, et tal on see, et ära suremine võib-olla aga see hirmutunne nagu see on see, mis siis näitab, et tegemist on sellise madalsagedusega, kes hakkab nagu närvisüsteemi pihta. Et mõte on selles, et looduslikult antud, et kui sa sellist heli kuuled, see on nagu hoiatus, et kas on maavärin näiteks, mis põhjustab looduses sellist heli, sa peaks sellest kohast ära minema. Mõte on see, et sa pead põgenema sealt, et see on nagu eelhoiatussüsteem nagu bioloogiliselt meile nagu pandud. Ja siis inimene ei saa aru, mis ta häda on, sest me ei pea ju praegu kartma oma kodus, eks ole, mingisugust mingit kliima, mingisugust situatsiooni ja kui see tekib, siis inimesel ilmselt käivituvad need protsessid. Tegelikult mulle juhtis tähelepanu üks sõber, kes ütles, et tegelikult seda infraheli kasutatakse ka relvana ja tõi välja kohe Kuuba, kus seda kasutatakse nende välisasutuste nende diplomaatide peal. Jah, seal oli vist isegi, kui ma mäletan, oli see Kuubas või kus kohas see oli, kus Ameerika mingisugused diplomaadid või mingid täitsa halb oli neil olla, et siis läks uurimiseks ja sellega on võimalik päris palju kurja teha täpselt. On küll, jah. Ma sain aru, et ta vist mitte ametlikult teda vist ei võetud nagu relvastusse, sest et kõikidel inimestel ei tekkinud sellist ühesugust nagu reaktsiooni sellele. Aga ilmselt, kui sa seda ikkagi suunad ja krutid ja sätid, siis sa saad vist niimoodi individuaalselt üks nagu snaiperit nagu teha vist. Või mingil juhul siis seda on võimalik. No midagi kannatab teha, jah, et see on minu mõist isegi meie tavalisest ajakirjandusest läbi käinud, et siuksed probleemid seal olid, et aga ei leitud põhjust. Just. Aga ma ei teagi, keegi tahab helistada sisse, küsida midagi või öelda? Ja, number on 54510293. Täitsa number on lahti ja võib helistada, kui on antud teemal lisaküsimusi või mingisugune oma jutt sellel teemal rääkida, et see mitte ei lähe kuhugi mujale, vaid see ainult laieneb. Kusjuures huvitav tendents oli meil meie filmi tutvustus käis ka läbi uutest uudistest. Jaa, seal oli kajastus, jah. Ja Tre raadios Pohlametsad rääkisid. Päris põhjalikult rõhutati 2 korda ilusti selges eesti keeles filmi nime, et ilmselt sealt tuli ka. Jah, ja nii, aga meil ongi esimene helistaja ja vaatame, mis värk on. Tere õhtust, Vox Populi ja otse eetris olete. Oodake üks hetk. Nii. Natuke kõvemaks. Oota, midagi on nüüd vussis. On sul kaablid sassis äkki või? Oota. Kõne praegu teie. Aha, nii tuli nüüd. Tere õhtust. Nii. Ja, oled. Ja, nüüd on kuulda. Ja, et nende tuulikute teemal, jah, nüüd huvitav 2, minu jaoks nüüd selles kuus 2 asja jooksid nagu mõnusalt kokku, et 1. november käisin siis seal fosforiidi teemalisel sündmusel Arulõuna karjääris, aga kuna me oleme Hiiumaalt pärit abikaasile, siis hakkasime tulema juba 31.10 õhtul ja ööbisime Väike-Maarjas oma sõprade pool selleks, et minna fosforiidi teemasse ja siis jäime veel sinna nüüd esmaspäeval, ma siis ära läksime esmaspäeva lõunapaiku, ütleme nii. Ja neil on seal piirkonnas ainult 1 tuulik, ühesõnaga see, mis on nagu konkreetselt näha ja plaanitakse teha veel ikkagi nagu konkreetselt tuuleparki. Ja kogu see aeg, mis ma seal olin, ma mäletan, et ma kogu aeg nagu tahtsin nagu kogu aeg rohkem nagu magada ja kogu aeg olin nagu nii uimane, ja üks õhtu tegime seal sauna ja mõned õlled ka ja lihtsalt ei suudagi nagu üles ärgata, kuidagi siuke nagu, ma ei oska öelda, nagu selline, andis tunde küll, andis seda mõju tunde küll, et see ei ole tõesti naljasi ja see on ainult 1 tuulik, mis ei ole nii. Kusjuures ma kirjutasin veel sellele Saarde tuulepargi utiilitas, mis tegi, eks ole. Pani ju mere, kas ma sain õigesti aru, et ta pani meretuulikud pani maismaale, eks ole. Põhimõtteliselt küll, jah.
põhimõtteliselt küll, on ju, et mis on siis nagu kodudes võimsamad ja siis ma nägin seal, vaatasin, läksin sinna kodulehele, muidu too sama õhtu vist või, et 2 arvustust. Ma ei mäleta, mis üks oli, mingi lühike suht, aga teine oli siis see, kus mingi välismaalane kirjutas, et jaa, sõitsin seal jalgrattaga läbi, nii võimsad, nii uhked, nii tore, 5 tärni on ju. Ja kõik. Ja siis nagu 5 on siis nagu täidetud on ju. Ja nüüd ja siis ma kirjutasin sinna, pärast seda filmi vaatamist kirjutasin sinna arvustuse, et nagu 1 tärn, et need tuulikud tapavad inimesi aeglaselt. Jaa, olen nõus. Ja ma nagu, jah, aga see võeti maha. See ei sobinud. See ei sobinud, jah. See võeti maha. Nii et läks küll, arvustus läks kohe 3,7, eks ole, et eks see alguses nagu läks ja siis keegi pööras ilmselt selle tähelepanu. No jah, mul abikaasa ütles ka, et oleks võinud nagu täpsemalt kirjeldada siis või mingid argumendid välja tuua või, aga tead, mis mulle kõige rohkem mulle teeb muret ikkagi see, et kas Gert äkki nüüd, ma see vahepeal, ma kõike päris ei kuulanud, võib-olla ta juba puudutas seda teemat, aga see, et see mürataseme, kuidas ma ütlen, see ohutuse nõue või need mürataseme, me räägime need piirnormidest, jah. Ja, et normatiivid ja need asjad, et ja sihtväärtus, jah. Liiga fucking madalal on ja meil Eestis. Nendega on see lugu, et need kehtivad kuuldavas helispektris. Nendega on nüüd see lugu, et kui me räägime näiteks infraheli puhul, siis sellise detsibelli väärtuse puhul, nagu siin on see 40 detsibelli meil antud see tööstusmüra sihtväärtuseks, siis selle infraheli puhul, kui me läheme sinna, see kuulub nüüd näiteks sinna, oletame siis 20 hertsist kuni siin siis, ma ei tea, ütleme siis 10 kilohertsini, sinna vahemikku näiteks, kehtib see nagu 40 detsibelli. Aga infraheli samal, ütleme, kuidas seda nüüd selgitada? Infraheli inimkõrv ei kuule üldse. Ei kuulegi, aga ma ütlen seda, et kui me räägime näiteks 1 hertsisest infraheli, siis nagu ütleme heliimpulsidest, siis need heliimpulsid on näiteks 80-90 detsibelli. Samal ajal, kui sina mõõdad oma selle käes hoitava või selle tavalise nii-öelda, mis siis kaalub, nagu, mis siis keskmistab seda müra nii-öelda 40 detsibelli peale seal, eks ole, siis sina nagu ei näe neid, aga sa ometi oled selles müras sees. See on nii nagu sa oled, eks ole, selles radioaktiivses kiirguses, et sul on ainult antud seal mingisugune vahemik, mida ta sul mõõdab, aga seda teist vahemikku ta ei mõõda, aga ometi sa saad selle nagu doosi kätte sealt. Ehk et siin on täpselt sama olukord ja meil ei ole riiklikult reglementeeritud sellises, ütleme, alla 1 hertsi selliseid võimsaid heliimpulsse, et kuidas need siis nii-öelda kuidas neid tuleb mõõta ja kuidas siis nendega, millised nagu need normid peaks olema. Pean küll tunnistama, et meil on olemas siin antud, kas oli 10 hertsi peale vist on antud 85 detsibelli tohib olla nii-öelda maksimaalne siis helirõhk. Aga see on jällegi, kuidas öelda, kui me vaatame neid välismaa töid ja asju, millel inimesed nagu probleemid tekivad selle närvisüsteemiga ja südamega ja vererõhuga ja nii edasi, siis need hakkavad juba seal pihta 65 detsibellist helirõhu puhul. Et see 85, kui me võtame selle Eesti antud selle seaduseandluse järgi sealt, siis see on isegi liiga kõrge veel. Et põhimõtteliselt me oleme täiesti lapse kingades, mis puudutab infraheli, et nende tuulikute paigaldamisega, ilmselt siin käivad niisugused, ütleme siis, loomkatsed, et vaatame, mis saab, et vaatame, kui palju kaebuseid tuleb. Et siin ongi see koht oluline, et kui nüüd inimesed hakkavad neid asju siin nagu tuuleparkide lähedal nagu regulaarselt tundma, siis peapööritust, kõrvades survet, iiveldustunnet, niisugust merehaiguse tunnet, siis sellest tuleb anda teada Terviseametile. Kui me nendest asjadest teada ei anna, siis Terviseamet ja mitte keegi ei tea neid asju, kõik arvavad, et kõik on korras, sest enamus nendest inimestest, kas elavad Tartus või Tallinnas, kes nendes ametites töötavad, nemad otseselt ei puutu kokku nende tuuleparkidega niimoodi. Et arendajatest, kes on enamus, kõik on kuskilt linnadest, keegi ei ela niimoodi tuulepargi lähedal, nagu näiteks on Saarde vallas elavad inimesed, seal Eduard ja Riita ja Veiko ja Anne näiteks ja teised. Et see asja on jah, meil kahjuks ei ole see, mitte ainult ei ole see Eestis jällegi,
vaid see on jällegi mujal maailmas täpselt samamoodi, ta on reglementeerimata. Need nõuded. Aga kas kuskil riigis siis ei ole, kas sa väidad, et mujal maailmas ka, et ma mõtlen seda, et mulle tundub, et meil on Eestis nagu väga paljud asjad reglementeerimata tõesti seal, ma ei tea, nõukaja saadik nii öelda, on ju. Aga kas mujal maailmas, kas tõesti ei ole siis... Kahjuks ei ole. See on täiesti uskumatu, aga ei ole. Tõepoolest, kui me vaatame neid teadustöid, mis on tehtud, need teadustööd on tehtud kõik, need on kõik põhimõtteliselt sellised, näiteks Ameerikas oli, ma ei saa nüüd nime öelda, mul jookseb aju kokku selle koha peal, aga Shirley Wind Farm või Wind Power Park, eks ole, seal on siis, seal tehti mõõtmised, telliti nii-öelda põhimõtteliselt nagu laboratoorsel tasemel mõõtmised ja seal registreeriti samamoodi infraheli impulsid. Seal oli ilusti ära kirjeldatud 4 ettevõtet, kes tulid siis erinevatesse kodudesse seal, mis siis olid, mille inimesed olid maha jätnud ja tegid siis nii-öelda, viisid läbi neid mõõtmiseid seal. Ja loomulikult nad saavad need antakse edasi, aga mitte midagi ei juhtu. Mitte midagi ei juhtu pärast seda. No jah, on küll, aga eks me peame vaatama ehk et milles on nagu asi. Ma olen siin kuulanud siin targemaid siin ja on üks selline konkreetne selgitus on tulnud, et miks see olukord selline on see, et helispektrit, kui sellist ei ole niimoodi segmenteeritud või kuidas öelda niimoodi sektoriteks pandud, nagu näiteks meil elektromagnetkiirgus on. Et meil on näha, eks ole, meil on nähtav ala on teada, kus on, me teame, mis on gammakiirgus, me teame, kus on, eks ole, ultraviolett ja me teame, mis on, eks ole, röntgen on ju. Et me teame, kuidas need kõik see mõjub, eks ole, inimkehale ja asjadele. Aga me ei tea, kuidas siin see täpselt on, meil ei ole reglementeeritud seda heliga, seal oli minu teada ainult madalsageduslik heli ja siis on meil seal kuuldav osa ja siis on ultraheli. Ja põhimõtteliselt on nagu 3 jagatud, kui ma nüüd peast õigesti seda tabelit mäletan ja seal ei ole näidatud ära neid niimoodi nüüd sektorite kaupa, et see sagedusala näiteks võib mõjutada sinu südant, see teine sagedusala võib sul seal maksatööd, seal võib kopsusid segada, eks ole. Et mitte midagi sellist ei ole rahvusvaheliselt nagu reglementeeritud. Ja sellepärast on ka võib-olla see olukord selline. Ja üks inimene, kellega ma suhtlesin eile, kelle käest, kes meid aitab väljaspool Eestit, tema asub väljaspool Eestit ja tema siis ütles, et tema näeb põhiprobleemi mitte niivõrd nendes arendajates, vaid arstides, kes ei suuda nagu neid asju selgeks teha endale, et praegu ma tegelengi sellise materjali kokkupanemisega, mida siis, kuidas öelda, et kuidas siis minna ja teha näiteks mõned siuksed arsti juures testid, füsioloogilised testid, millega saab siis teha kindlaks näiteks, et inimesel on tekkinud kahjustus infraheli keskkonnas olemisest. Et mul on olemas... Enne ja pärast nii-öelda, sellega on nüüd see lugu, et siin ongi oluline, et inimesel oleks need testid tehtud ennem, kui see tuulepark käima pannakse või ütleme üsna varakus faasis. Ja siis saab seda teha hiljem, et siis tekiks see võrdluse moment. Aga hetkel, jah, see tuleb, ma pean kiirustama, et selle peaks selle info nagu välja panema ja võib-olla äkki mõni arstitädi, kes on natukene laiema silmaringiga, kuulab meid ja võib-olla võtaks siis meie MTÜ-ga näiteks ühendust, MTÜ Looduse inimeste eest, et pakuks näiteks oma abi, et võib-olla saaks kuidagi seda infot levitada siis, et mida siis täpselt levitada, et millised on need sümptomid ja kuidas neid sümptomid siis nii-öelda, ma ei tea, kas on õige sõna, aga teha nagu kliinilist hinnangut või anda, milline on siis see kliiniline pilt, eks ole, inimesel, kui ta on sellises keskkonnas olnud, et tekiks nagu arusaam, et kui meil hakkab näiteks massiliselt näiteks Tootsist tulema neid probleeme, et arstid juba teavad siis, mida vaadata ja kuidas sellele tähelepanu pöörata, et viia läbi siis nii-öelda need vastavad testid ja katsed, et teha kindlaks ja öelda, et tõepoolest, et see keskkond, see on tingitud selle infraheli tõttu. Ja, et see tervisekahjustus on tingitud keskkonnamõjudest, mitte vanudest või sellest või... Just nimelt, meil on väga konkreetne näit. Poole aastaga, 80 aasta, 50, ma ei tea, mis aastane on, et poole aastaga ta vaata, nii kiiresti ei peaks hanguma. Just, ja sellega ongi väga konkreetne näide on Saarde vallast Riitaga. Tema on teinud enne kui tuulepark käima läks oma nii-öelda selle südame-ekko ja teinud nüüd see aasta septembris, natukene rohkem kui aasta hiljem. Ja see on tegelikult väga hea nagu indikaator sellele,
et seal on, temal ka see, mitte nüüd arst, aga see, kes tal selle EKO nagu läbi viis, ütles, et see muutus, no nii nagu teie just ütlesite, see muutus, mis on toimunud selle 2 katse vahel või selle nii-öelda analüüsi vahel, see muutus on liiga järsk. Et siin on, tema käest küsite, et kas on mingisugune keskkonnamuutus või mida, mis on muutunud teil? Ehk et siin on olemas konkreetne märk on maas praegu, et see on nagu selles mõttes hea, et on niisugune aktiivne naisterahvas, kes on nagu oma tervise eest nagu mures ja ta käis ja ta pani need asjad nagu, kuidas öelda, on siis nagu registreerinud. Vot nii. Jah. Ega jah, ma ei oskagi selles mõttes, et teema on tõsine ja see läheb järjest tõsisemaks, et õnneks... Ma tunnen, ma itsega vahele praegu, aga täna lihtsalt, kuna ma olen selle fosforiidirainel ka, siis täna just kuulasin seda fosforiidi teemalist konverentsi Riigikogu istungis, Riigikogust toimus see. Et ta oli peaaegu terve päev ja seal geoloogiteenistuse direktor tõi välja selle, et meil puudub, et kui keegi teab mingit keskkonna, no ütleme keskkonnakahjude mõjude eksperti või midagi sukest, ma ei mäleta, mis täpselt oli, aga sa said mu mõttest aru, et neil puudub praegu selline inimene, esiteks, ja et kui keegi teab, siis palun andke teada ja nii ja naa, et hullult otsivad. Ja nüüd ma hakkan praegu seostan praegu selle teemaga samuti, et ma ei tea, mul on nagu veits kodanikuna on pretensioonid Keskkonnaametile, et kuidas siis meil on olemas Keskkonnaamet, siis on Keskkonnainvesteeringute keskus, ma ei tea, mida mida veel, Kliimaministeerium on lausa olemas. Orwellik nimi, aga nii on, jah. Okei, ma mõttes tahab ropendama, aga see, et aga ühtegi eksperti tegelikult, mitte ühtegi eksperti nagu ei ole, kes tõesti oskaks hinnata, sest praegu, ma panen need asjad nagu veits ühte patta, sest veits on ka, et kõik see roheenergia ja asjad, et meile hõigatakse loosungid taastuvenergiast, aga tegelikult keskkonnamõjusid hindamaks ei olegi kedagi pädevat. Nii on tulebki nii välja ka sinu... Ja ma võin seda teie kahtlust kinnitada, sest et ma julgen praegusel hetkel väita, et Eestis näiteks Eestis selle nüüd teema peal, infraheli teema peal ei ole spetsialisti. Ja ma julgen ka väita praegu seda, täiesti panen käe südamele, Eestis ei ole ka ettevõtet, kes suudaks mõõta infraheli sellisel tasemel, nagu seda oleks vaja teha. Aha, ja pole ka raha või pole ka rahastus sellele, et tellida seda välismaalt, on ju? Ütleme nii, et me tegeleme asjaga. Ma rohkem ei paljasta praegu. See on teatud huvigruppidele kindlasti väga põnev teadmine, et neid asju ei oleks võimalik teha võimalikult täpselt. Ja siin ma sellepärast ka väga ei taha rohkem täpsustada, kust või mismoodi või millal. Aga me teeme need asjad ära ja siis küll me tuleme sellega lagedale, nii et töö selles suunas tööd käib. Mina sain isiklikult tõesti, ma sain füüsiliselt isiklikult nagu tunda seda minu sõbrad, need Väike-Maarjas, kelle juures me seal viibisime, on käinud ise ka midagi seal, ma ei tea, midagi oma algatuslikult seal mõõtmas või tegemas ja kusjuures see meesterahvas käis nagu hästi tuulevaikselt päeval ja see tunneb kohe et just tuulevaiksel päeval, sest ta ütles, et neil on küll paksud, hästi, vana maja on ju, hästi paksud kiviseinad, kui on aken lahti, siis kuulab see ilusti ära, aken paned kinni, no siis veits summutab, on ju. Aga point oli nagu selles, et kui on tuul, siis tuulemüra, ehk tuulekohin katab selle ära. Vaata, sa otseselt ei kuule, aga kui on tuulevaikne, siis sa just kuuled, kuidas see tuulik käib. Et seda on, ja mina räägin praegu vähemalt ainult ühest tuulikust, mis on nende piirkonnas, kuhu planeeritakse veel ja veel panna. Ma ei tea küll kuhu, sest ma sõitsin seda seal Rakvere Väike-Maarja, vaata seda vahet on ju. Et, kui suur see tuulik on, kui kõrged on, kas te oskate öelda? Seda siin ma jään küll korraga vastuse võlgu. Või kui kaugel tasub? Meretuule, no nüüd ma ikka nägin seda. Kaugel ta oli, Madis, mäletad? Kilomeeter, 2 kilomeetrit? No midagi sukest, jah, vist võib-olla. Tõesti, ma ei hakka praegu valetama, ma ei mäleta täpselt. Okay. Ma ei oska praegu hinnata seda nii täpselt.
et aga teema on õhus, jah. Teema on õhus, see kõlab päris hästi. Jah, ei nii on. Et jah, et mis puudutab veel kord seda infraheli, et meil on siis ka nii-öelda vallast on räägitud, Põhja-Pärnumaa vallast ja siis on ka Kehtna nii-öelda koosolekul oli, et otsitakse infraheli spetsialisti ja otsitakse ja ma ütlen, et ega te seda siit Eestist ei leia. Ma arvan, et need inimesed, kes on selle asja nagu ise käsile võtnud, on võib-olla juba ise nagu tegelikult juba ennast spetsialistiks nagu või nii-öelda selle taseme kõrval, mis meil täna nii-öelda on siin, eks ole, need ametid kõik, siis ma julgeks väita, et ma juba oleksin selle järgi juba spetsialist infraheli puhul. Aga see on nagu muidugi võib-olla natuke liialdusega kindlasti öeldud, aga lihtsalt mina arvan, et ma ei pea panema pead ahju, et aru saada, et see asi on hull. Vaid, et nüüd on vaja seda siis ka kuidagi moodi tõendada neile, kes arvavad, et peaahju panemine ei põleta ära pead, et on vaja näidata, et ikka põletab küll ja natukene arve on vaja juurde panna ja näidata siis seda kuidagi niimoodi puust ja punaseks teha, ütleme siis nii. Ehk siis tänase saate põhimõte ongi see, et informeerida inimesi sellest, et asi on, ma ütlen pehmet, veits reguleerimata. Ja asi on tegelikult on see infraheli ala täielikult reguleerimata ikkagi, ütleme ikka niimoodi kohe välja, sest et kui me räägime siin infrahelist siin ikkagi allapoole hertsi, siis see on ikka jõhker. Ja kui need masinad niimoodi kambas käivad ja sul kogu see nii-öelda rongi moodi see kõik see madal sageduslik selline lainetus läbi käib varba küünest juuksekarva otsani, siis see ei ole keskkond, milles inimene või loom või üldse saab elada, et need asjad see ei saa kaua kesta niimoodi. Et eriti kui me paneme Eesti täis, siis meil ei olegi kohta siin kuskil olla, sest et need mõjud on väga suure ulatusega ja nii on, jah. Mul on tegelikult päris, kui ma vaatasin seda filmi, siis mul tekkis filmi keskel kuskil millele koheselt sain ka vastuse, et kui rääkis loomapidaja. Veiko on siis, jah, ma nime ei mäletanud. Aga mul oli kohe, tekkis küsimus, et kuidas see loomadele mõjub? Ja siis, kui Veiko hakkas rääkima, et justkui nagu ei saa midagi aru, ega loomad ei saa ju rääkida, eks ole. Et kuule, et mul siit olla. Aga see, et kui ta ütles, et see aasta juba 4 surnud vasikat oli vist, jah? Ja, just nii. Ja kuidagi nagu järjest on, jah. Et oli küll harvu juhuseid, oli ka ütleme, juhus on, kui on üks, see on suur tragöödia, kui on üks surnult sünd. Aga see aasta oli siis 4, mis on nagu enne olemata, aga eks... Mirko üldse sündiski, see jäi mul küll tähele panemata. Et ta oli 21 tiinest loomast, siis oli 4, kes siis ei sündinud, kellel ei sündinud siis elusat vasikat, ma sain niimoodi aru. Nii on ja me veel ei tea ju, mis nendest ülejäänutest siis... Ei, selles mõttes, et teised ma sain aru ikkagi tulid ilmale, aga need just, et 21 siis oli 4, kes siis olid surnud. Aga meil on ka siis natuke kaugemalt maalt on informatsiooni siis nende loomakeste kohta, kus kariloomad nad surevad ära, nad ei saa olla. Et seletamatult on niisugused surmad tekkinud. Just nimelt ka loomapidajatel siis, kes siis on lihaveisetega ja mis probleem meil on see, et nende loomade, kuidas siis öelda, mets öeldakse, eks ole, on raieküps, kui loom, et on tapaküps või kuidas see, ma ei tea, kuidas see veterinaar õige, et see võtab aega pea 2 korda rohkem kui tavaliselt, sa pead teda toitma 2 korda rohkem, et ta saavutaks selle kaalu, mis ta varem saavutas näiteks 6 kuuga, nüüd on vaja 12 kuud teda toita, et sama tulemus saavutada. Aga sul on finantsiliselt oluliselt rohkem kulub seda raha. Ma ei tea, ma ei ole seda Veiko käest küsinud, et kuidas temal see lugu on, et kas tal on samamoodi kas ta seda tähele pannud, et selline olukord on ka temale võib-olla tuttav. Ma hetkel ei oska seda kommenteerida. Kas ma hiljem temaga vestlen sel teemal? See on huvitav, mul tekkis lihtsalt mõte praegu, et ma lõpetan nüüd ära ka, aga mul tekkis selline mõte, et jah, et kui
paljusid asju katsetatakse ju loomadele ennem kui panna inimestele. Et nüüd, kui me uurime seda, et kuidas see inimestele mõjub ja nii ja naa, äkki alustaks hoopis loomadest. Ega meil on tehtud ju laborikatsed loomadega infraheli suhtes ja tulemused on fataalsed. Jah, ütleme nii katastroofilised. Ma ei tea, miks need pärale, ma ei tea, mida peab näitama või tegema, et nagu hakatakse tähelepanu sellele pöörama. Ma tõesti olen samamoodi hämmingus nagu teiegi. Ahah, okei. Eks ole, täpselt samamoodi, et ega ei oskagi midagi öelda selle peale, et no, et mida veel nagu, et kuidas või mis asja, et noh, ilmselt peab veel rääkima ja näitama, et küll see kuskilt lõpus kohale jõuab, et tuleb kätt pulsil hoida. Sest ütleme seda ka, et kui nüüd vaadata neid kaarte, mis on siis välja reklaamitud, kui palju Eestisse peaks need tuuleparke tulema, siis ma ütlen, et arvestades seda infraheli leviku ala või seda ulatust, siis ei ole Eestis mitte ühtegi kohta, kus kohas see infraheli ei mõjuks. Ja kui ma nüüd viitan veel kiiresti veel sellele Soomes tehtud uuringule, mis siis viidi läbi 2016, kus siis küsitleti inimesi tuuleparkidest 15 ja 20 kilomeetri kaugusel, siis nendel oli, ütleme, need üsna sellised, ütleme, see 15 kilomeetrit oli see koht, kus siis hakkas natukene seda sümptomite nagu esinemine hakkas nagu olema natukene nõrgem. Aga ulatus oli tol ajal kuni kuskil 20 kilomeetrit oli see siis, kus inimesed kogesid analoogseid. Kas sa tõid välja eelmises saates, kui sa ka pikemalt jutustasid, et tegelikult peaks olema see ohutu kaugus 90 kilomeetrit? Ei, see on see, mis on Ameerika uuringute järgi leitud, et ta levib nii kaugele. See tähendab, et see signaal levib nii kaugele, kas ta enam nii tugeva jõuga on, kas seal energiat nii palju enam on, kui ta siin lähedal on, ilmselt mitte. Aga noh, ütleme nii, et siin ma võib-olla eksin praegu, aga ma mäletan, et selle eriti madalsagedusliku puhul ei ole seda nagu, kuidas on siis, et noh, et see kauguse suhtes ta, eks ole, väheneb seal teatud matemaatilise valemi võrra, eks ole. Et see madalsageduslik heli see nagu ei kehti päris sellele valemile, et ta natukene kuidagi erilisemalt käitub. Et see on see asi. Ja noh, mis siis nagu, ütleme, selle Soome uuringu nagu tulemus oli see, et nad võtsid ka 2017 tegid siis mõõtmise, et kui kaugele siis see Soomesse see infraheli nagu levib seal. Ja no seal oli, nemad mõõtsid siis 60 kilomeetri peale. Ja sellest järeldades siis tol hetkel 2017 saab oletada, et tol hetkel elas selles infraheli väljas kuskil 400 000 Soome inimest. Et no kujutage ette, et kui me nüüd paneme Eesti täis, siis meil ei ole, Tallinnas ei saa ka olema rahu. Et see, et näiteks kui me siin nüüd võitleme siin nagu oma eks olema valla eest, et me saaksime need tuulikud nagu kuidagigi moodi eemale hoida või kuidagi teha, siis see ei ole ainult selle konkreetse valla võitlus, vaid see ongi kogu nagu Eesti nagu ütleme selline võitlus, et noh, miski pärast seda ei taheta nagu kuulda või ei taheta nagu kuulda võtta, et kui need on püsti, siis tõepoolest ei ole enam rahu kellelgi. Et niipea, kui sa alla tuult jääd selle pargi suhtes, siis on sul magamata öö on garanteeritud. Ja me ju kõik teame, miks, kuna Kaja Kallasel on osakud nii mõneski tuulepargi sellest. Ma ei hakkagi lausat lõpetama. Kuule, tavai, minu poolt praegu tšau, ma seidin natuke seda asja. Olgu nii, kõik head. Aitäh sulle. Tšau. Oskad sa mulle öelda ka äkki peast, kui seal Soomes need uuringud tehtud, kui suured need tuulikud olid, mida mõõdeti? Hetkel ma jään sulle võlgu, aga ega nad vist väga palju rohkem kui 3 megavatti tol hetkel ei saanud olla. Ehk siis ikkagi kaks korda väiksemad kui praegu, üle 2 korda väiksemad kui praegu. Okay, no see on... Ehk et täna, kui me räägime inimestest, kellel on ka siin üle 30 kilomeetri, kes... Meil on veel üks helistaja. Nii. Tere õhtust, Vox Populi ja olete otse-eetris. Tere, Eduard minu nimi. Tere, Eduard. Tere, Eduard. Räägin Saarde vallast Tõllakülast. Väga meeldiv, Eduard. Räägi, kuidas sul läheb seal? No, mis ta siin ikka läheb, kui sa niimoodi küsid, et kuidas läheb, siis läheb sellise kõva vilega ja tavaliselt õhtuks siis on lõualuud ka juba valusad sellest
kõrvades pingest. Täna on veel selline eriti huvitav, et ka keha on jälle selline õrnalt nagu pinges ja mul on mingi värin tekib sisse, et ega ta kerge ei ole. Täiesti lõppma. See ei ole nagu muinasjutt, vaid see on see päris. Kas täna on tuul jälle, sa oled jälle alla tuult siis selle nende tuulikute suhtes? No, ma ei tea, viimased päevad ei ole üldse, et see ongi nagu siin eelkõnelejaga ka rääkisite, et huvitav ongi, et mida vaiksem see on, seda rohkem nagu ise ka kuuled nagu millegi pärast just seda seda siis ütleme tiiviku ja selle masti vahelist seda see on nagu plahvatus ju tegelikult, mis siis liigub nii kaugele tegelikult, et huvitav, et see, mida aeglasemalt ta liigub, seda madalsageduslikum ta on, nagu ma aru saan. Ja tundub nii olema, jah. Ja täna ma just käisin praegu ennem õues ja siis ma kuulsin siis nüüd teiselt poolt, kus nad on siis 2,7 kilomeetri kaugusel. Kuuleti seda õrna mürinat ja siis, kui Vinni ekskursioon siin käis, siis ega seal all ei olnudki, tõesti ei olnud ja need tiivikud tegid seal 6 korda või 12 kuni 18 korda tegid siis nagu minuti jooksul tegid seda ringi on ju nii 12 kuni 18 sekundiga tegid see tüti ringi. Tavaliselt siis, kui midagi ikka toodab, siis on see 6 sekundiga teeb juba üks tiivik selle ringi ära ja siis tekib see kõva surve, see plahvatus seal. See ongi see, mis siis nagu levib ja kui need Vinni omad nagu ära läksid, siis ma mõtlesin, et huvitav, et seal all ei olnud üldse nagu, et ma läksin siis alla tuult sinna Leeneti punkti, mis on ka siis nüüd määratud selleks mõõtmise kohaks seal. Seal oli ikka päris kõva, et selle vaikse tuulega ka, et see oli päris kõva heli tegelikult. Ka see kuuldav spekter, et mis sealt siin madalsageduslik on, seda me ju ei kuule tegelikult. Ja, seda saab aga nii ta siin on, jah, et eks homme tuleb jälle arstile minna ja eks ma saan sealt EKG-le kätte, et vaatame, mis siis räägivad. Tõesti, et mul on siin juba pilet ostetud, et ma saan 12 detsember siit hullumajast minema, et äkki siis 3 kuuga natukene taastan, vaatan, kas siis, kui ikka ei muutu midagi, siis on jah, mul tervise hädad, aga kui 3 kuuga kõik see ära kaoks, siis võib küll kindlalt väita, et see on need samad ilusate mastide pärast, mis meile siia pandud on. Ja kõige hullem ongi see, et inimesed ei saa nagu aru, millest me üldse räägime ja et olemegi siin mingid uhhud ja mis sa virised. Ei ole ju uhhud ju, see on... jah, aga enamuse jaoks ju on ja ega siis, kui vaatad, kas või kuidas volikogus need arutelud käivad, siis ega seal mingit arutelu ei teki, heal juhul küsitakse, mitu tükki tuleb ja käsi püsti ja ongi kõik. Eduard, räägi, mitu nendest volikogu liikmetest elab tuuliku läheduses? Ma arvan, et ei ela täna ei ela, ma arvan, et ühtegi. Okei. Ega vist rohkem, jah, selle kohta on... Rohkem küsimusi pole. Kui vaadata neid arendusi veel, mis nagu plaanis on, seal Saunametsa Kikepera, seal vist oli 20 või 23 tükki on ju nii. Siis siin meile teispoole küla tahetakse veel panna. 12 tükki. 12 tükki, jah, millel siis nüüd on ka vallas siis uus detailplaneering välja tulnud. Nägin natukene seda, jah, sa saatsid. Ja sealt hakkab siis kõik see asi, et kui see 12 tükki teispoole küla ka veel tuleb, siis ma ei tea, kas vallal on selline sotsiaalse katastroofi puhul ka mingisugune plaan väljas, kui inimesed hakkavad lihtsalt ära kolima siit lihtsalt. Ma arvan, et seda plaani ei ole terves Eestis kellelgi ja kõige vähem seal. Ma olen seda plaani korduvalt küsinud Põhja-Pärnumaa vallast, et neil peab olema selline plaan ja selline mõte, et mind peetakse Põhja-Pärnumaa vallas vandenõuteoreetikuks. Ma sain seda teada, et ju mina olen ka samasugune, aga ma siin reaalselt täna kuulen, et midagi teha ei ole. Et ma ütlen, et selle viimase kuu avastus oli veel, siis avastasin, et need väiksed mustad sipelgad on mul siit fundamendi äärest ära kolinud, muidu nad ajasid ikka liiva üles ja kevadel tulid tuppa, leidsid suhkrutassi alati üles või selle suhkrudoosi. Aga sel aastal oli neid mõni üksik ja nüüd sügisel vaatad, siis ei ole enam ühtegi, et
kes usub märke, kes ei usu, on ju nii, et no siin ei ole isegi midagi uskuda, siin on ju näha, vaadata vaja lihtsalt ja kuulata ja nii ongi, et see ei ole ju mingisugune väljamõeldis, et ja see selline inimlikkus on jälle puudu, nii nagu ka seda Terviseameti vastust lugedes, nagu ma ütlesin, et seal on puudu nagu see inimlikkuse osa, kus niisuguse robotliku ükskõiksusega vastatakse sulle, juriidiliselt on kõik korrektne, jah, seda küll. Aga see ei ole see, mida me inimestena, teistelt inimestelt nagu ootame, kui meie kaaskodanik on hädas, et nii mina ei oska vähemalt nii, et jah. No ma võtsin siin samast selle väikse kaabliotsija ja klapid ka kaasa ja siis käisin ka vallavanema juures, näitasin talle, et milline siis müra tema töökohas on, et ta ju ise seda ei kuule, on ju nii, aga... See elektromagneetiline müra siis me räägime, jah? Jah, et see on üks osa sellest kuuldamatu spektrist. Aga tema ütles, et tema raadioinsener, tema teab küll, aga sel juhul ta jääb nagu küsimus, et kui ta kõike teab, siis miks ta seda teeb siis. Aga see selleks. Kedagi ei taha süüdistada igaüks. Aga kas vallas on ka veel teie kaebuste peale veel midagi kosta olnud? On seal veel midagi kuulda olnud, et kas nüüd hakatakse midagi tegema veel peale selle või oota, ma küsin pigem niipidi, Eduard, kas teiega on nüüd ühendust võetud nende mõõtmiste osas, et millal teile tullakse siis mõõtma või kas sa oskad öelda? No väidetavalt tullakse selle kuu lõpus, ma ei tea, kui nad igas punktis pidid nagu ühe päeva viibima, siis praegu on juba pool kuud põhimõtteliselt täis, on ju nii, et siis väga... Ühe päeva igas punkt, mis mõttes? Okei, ju siis nii on, et aga ühe päevaga, aga kui satub olema nagu 29. oktoober, kui oli vaikne. Nad pidid valima sellise tuulise ilma, et siis see selleks. Et jah, et ega see kerge siin ei ole ja kerge ei saa olema ka selle võitlus nende asjade vastu, et eks tuleb nii nagu mujal maailmas, eks tulevad samamoodi tuulikupõgenikud, kui ennem olid paadipõgenikud ja kliimapõgenikud, siis nüüd on meil tuulikupõgenikud. Et see saab nagu tegelikult kurb olema ja seal Nursipalus saavad need teistmoodi põhimõtteliselt, ega seal see vahet ei ole, kas see on täna seal mingi mürsu plahvatus ühtemoodi, ta on ikkagi õhu kokku surumine ja kõik see levib. No lööklaine on lööklaine ja eks ta läbib täpselt samamoodi. Lööklaine on lööklaine, jah, et ega siis selle tuulikul on ju samamoodi töö lööklaine ainult, et ta peksab hoopis tihedamini, kui see võib-olla sealt, ma ei tea, suurtüki torust välja lastakse, et põhimõtteliselt on mõlemad lööklained. See on tegelikult kurb, jah. Jah, ega selles mõttes ma ei oska sulle midagi muud öelda, Eduard, kui sul on võimalik, siis sõida täna õhtuks eemale. Sul see võimalus on olema, sa saaksid magada vähemalt ja sa ei peaks... Kuidagi ikka magan. Eile öösel ärkasin vist teile mitte. Täna magasin nagu vähe paremini, aga üle eelmisel ööl siis 10 läksin magama, siis 11.40 ärkasin, siis oligi 1.40, siis oli 3.20, lõpuks 5:30 tulin üles, et enam ei suutnud poodis olla. Et nii lihtne see ongi. Seal ei aita ju mingid kõrvatropid ega mingi sükene asi seal... Kõrvatropid, see kõrvades vilistamine, see sul ju ei päästa sellest. Just nimelt, et ma tahangi öelda, et inimestele, kes arvavad, et pane siis kõrvatropid, kui sa saad äkki vähemalt magada, aga see oleks ainult siis, kui me räägime mingisugusest kuuldavast helist, aga kui see on sükene tuntav ja tajutav, siis seda sa ei häid tropi kinni. Kahjuks nii on. Aga minu meelest on, minu tundmööpes ja tajuma ütleb, et see on nagu selline ajas nagu akumuleeruv ka, et keha on meil ju nagu aku tegelikult, me võtame ka selle elektri omale kõik sisse ja elektromagnet kõik need ja järelikult võtame ka siis need madalsageduslikud helid endale sisse, need, kes on hästi palju ju seda madalsageduslikku muusikat, bassi kogu aeg kuulanud, ega nendel ju pärast on kõrvadega ikka päris palju probleeme ja peavaludega, et mis ta nii on. Võt selline on minu lühikene etteaste. Aitäh sulle, Eduard. Mina need küll kellelegi ei soovita, et veel siis sel eelmisel nädalal käisin veel sõbral külas, kes üldse ei kuule ilma kuulteaparaadita. Tema töötas autojuhina ja töötas seda Saksamaal ka seal kuskil 300-400 meetri kaugusel. Üritas magama jääda, et võttis need aparaadid ära, aga tema seal enam magada ei saanud terve ööle. Nii lihtne see on.
jah, et võib-olla siis teie arendajad ja kes te kõik ütlete, et me tegeleme uhuundusega ja me mõtleme neid asju välja, et me oleme nii-öelda, et tulge. Kõik on meie peas ju. Ja just, et palun võtke, teil on piisavalt raha, võtke kämper endale ja sõitke nende tuulikute alla, elage nädal aega seal. Elage nädal aega, tehke välja sõita oma firma üritus ja tõendage ära, et teil on seal, et te saate seal olla. Minge kohale ja ma ei tea, tehke mingi laivi ja vaadake, kuidas te seal siis olete, et see oleks, ma arvan, et väga hea niisugune PR-trikk teha, kui te suudate seda tõendada, et tõesti, et see masin ei panda nüüd kuidagi, see peab tingimus olema see, et seal on ikkagi tuuline ilm on, eks ole, või ütleme nii, et seal on vahelduvad ilmad võiks olla, aga et masinat keegi ei näpi, et me ei keera voluumi maha ega peale, vaid et me, nii nagu masin töötab, nii ta töötab ja siis olete seal all ja siis kogete seda. All ei olegi, no ütleme 600 meetrit, ütleme niimoodi, kilomeeter. 600 meetrit, kilomeeter, 1,5 kilomeetrit, kilomeetri kaugusel vast oleks täitsa ka optimaalne. Jah, just, et see on see, mis meil on justkui teaduslikult, jutumärkides teaduslikult nüüd siis lubatud. Et see on teine teema, mille ma võtaks ka ette kohe pärast võib-olla kõnet. Inimesed peaksid mõtlema veel selle peale, et selle kopika eest oma tervist rikkuda, et see arstidel käimine maksab tunduvalt rohkem kui see mõnisada eurot, mis ta siin. See on uskumatu. See ei kompenseeri seda. Et sellisel asjal peaks üldse veel rääkimagi. Aga aitäh sulle, Eduard, ja kui on sul võimalik, siis jah. Aga kõike head ja edu teile ja suhtleme, Eduard, varsti. Tuulevaikust teile siis. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Tšau. Et jah, jutuks tuli nüüd see 1 kilomeetri kaugus, mida siis meil on nii-öelda paika pandud, et justkui lähemale kui 1 kilomeeter ei tohi teha, et kui mina kirjutan näiteks valda nendele KSH-dele, siis keskkonnastrateegilise hindamistel kirjutan vastuseid, et seal on see infraheli, see mõjutab tervist ja sinna ma pean panema juurde siis teadusliku tõenduse eelretsenseeritud teadustöö, mis ei ole vanem kui 10 aastat või vanem kui 5 aastat, veel parem, kui ta oleks, ütleme, 2-aastane töö. Ma olen need nii-öelda kriteeriumid täitnud, mida ma olen väitnud ja minule tullakse öeldakse, eks ole, et 1 kilomeeter ja kui ma küsin, et kus on siis see teadus selle 1 kilomeetri, mille järgi te võtate, et 1 kilomeeter on ohutu. Aga muidu me ei saaks neid tuulikuid üldse kuskile panna, kui me peaksime nii-öelda kaugemale nii-öelda. Me räägime siis hajaasustusega aladest. Hajaasustusega alades on siis see 1 kilomeetri reegel, mis on siis kokku lepitud, millel paraku pole teadusega mitte mingit pistmist. Et seal on lihtsalt poliitiline otsus, et saaks neid monstrume siis nii-öelda rajada. Aga ma korra tulen selle vandenõu teooriku juurde, et sa võid alati neile öelda, et elu on meil viimasel ajal näidanud, et sa ei ole vandenõu teoorik, vaid vandenõu analüütik. Et need asjad on siin teatud eluaegadel siin on üsna kiiresti reageerinud siin viimased 3 aastat tagasi sündmused, mis on tänaseks faktideks muutunud juba, mis ei hakka sinna teemasse langema praegu. Aga et 1 kilomeeter ei ole seal mingit teadust, poliitiline otsus ja kas seal on 1 tuulik, on seal 10 tuulikut või on seal 30 tuulikut, vahet ei ole. On ta seal 300 meetrine, on ta sul 200 meetrine, vahet ei ole. 1 kilomeeter. Päris karm. Kuule, tõmbame tänaseks rupilniku seinast välja. Päris karmid teemad sai. Okei. Meil on veel üks helistaja, siis liikumas vaatame. Tere õhtust, Vox Populi ja olete otse-eetris. Tervist, ma tahtsin tänada, et te niisugust head saadet teete ja neid asju nagu räägite, et ma nagu ütleme ise kannatan selle all, selle tuuliku mõra all, et Robert ja Lihula lähedal. Nii, kui kaugel teist asub tuulik ja kui suurest tuulikust on jutt? Ja kui mitu need on? Need on need virtstuulikud, et ma elan ise, ütleme siit 20 kilomeetrit eemal, aga see oligi, et see hakkas 10 aastat tagasi hakkasin nagu tundma, ütleme seda mõju ja ei saanud aru, millega nagu tegemist on, sest ma olin enne liikuva töö peal
et ma ei olnud siin koha peal niimoodi pidevalt, aga siis ma jäin nagu koduseks ja sihuke undamine hakkas pihta. See ei olnud kogu aeg nagu ühesugune, aga noh, see segas und ja küll ma siis helistasin nagu valda ja igatepidi ja noh, ütleme, kuskilt mingit selgust ei tulnud ja ma ei saanud nagu üldse aru, aga siis mingi aeg ma sattusin sinna tuulikute lähedale, sinna Virtsu ja siis tunnen, et noh, midagi on tuttavat selles hääles, aga ta ei olnud päris see ikkagi. Aga siis ma sain lõpuks aru, et ma ei kuule ju mitte ühe tuuliku müra, seal on neid paarkümmend tükki seal mere ääres. Et ma kuulen seda kooslust, et see on nagu kiirem kuidagi, ja sealt tekivad just nimelt need impulsid, kui see tiivik käib sealt mastist mööda, seal tekivad need rütmiline, see on niisugune, ta läheb hästi kiireks, eks ole, kui need on palju neid tuulikud, seal on need, võib üheaegselt võib-olla mõnes mastis käia läbi ja see on hoopis midagi muud kui üks tuulik. Et küsin veel kord üle, et kui kaugel teie kodust see tuulikute punt siis või see park on? 20 kilomeetrit. 20 kilomeetrit? Võimatu, 20 kilomeetrit, jah. No see tundub, see oleks mulle algusest, et keegi oleks öelnud, et nagu hullumeelsus, et see ei saa olla, sealt see kindlasti müra ei tule. Aga ütleme, kui ma nüüd liigun siit kuskile sinna lähemale, et mul üks tuttav elab sealt niimoodi, et tuulikud paistavad õue peale. No seal on täiesti see, ütleme, see sama müra on tunduvalt suurem veel, et see, mis ma nagu siit tunnen, aga jah, see kõigub, see ei ole nagu sama, see ongi huvitav, et see sõltub tuule suur. Kas te olete vaadanud, kui teil on see, ütleme siis nagu eriti paha päev või tunnete, et seda nagu eriti intensiivselt, et järgmine kord vaadake, mis suunast see tuul teile, kas see puhub teie poole, kas te jääte nii-öelda alla tuult selle pargi suhtes. Meie kogemus näitab seda, et inimestel, kellel on sellega eriti nagu probleem on siis, kui tuul on nagu selle tuuliku poolt, et ta jääb alla tuult. Et mina soovitan teil kindlasti teha sellest see sama asi, mis te algusest hakkasite rääkima, tehke sellest kaebust Terviseametile, täitsa ametlikult. Sest et see ei ole nalja asi. Ja kui te olete 10 aastat sellega juba kannatanud, siis see on karm. See on välja kannatamatu. Ütleme, seda ei saa nagu seletada, et sul niimoodi undab, sa ei saa magada, sa ei saa aru, mis asi see on, ja ongi, et mingid kõrvatropid, et panen padi nagu pea peale, siis üritad magada, see iga see öö on olnud nagu paras kadalipp, ütleme, et magada, ja kui sa siis saad, siis tund aega, siis oled jälle nagu üleval ja väga harva, kui saaks niimoodi terve öö saab magada, see on aastas, iga aasta ei ole niisugust tööd olnud, aga see on jah, alguses oli nagu, vahepeal oli nagu väga hull, oli seal 2 nädalat väga hull, siis oli, võis 3 ööd olla parem, aga nüüd on läinud nagu stabiilsemaks, viletsuse suunas, ütleme, selles mõttes, et neid paremaid päevi on nagu aina vähem, et pigem on jah, et aga nüüd on kõige hullem on see, et nüüd siia samm lähedale tulevad nüüd, ütleme, Pärnu suunas natuke tulevad suured tuulikud. Need, mis Virtsus on, need on poisikesed, aga juba on kõik, seal on see Tuhusoo kant, kui see ütleb kellegile midagi, aga sinna tulevad siis väga suured tuulikud ja siis ei kujuta üldse, et need on päris lähedal nagu, et 5 kilomeetrit ja
Meile siin chatis soovitab Jana, et äkki prooviks klassikalist muusikat kuulata vaikselt, see võib korrigeerida veemoolekule, mis on kehades. Tegelikult see ei ole üldse halb idee, sest mul tuli meelde praegu Riita ütles, et kui ta pani vaikselt raadio käima, siis natuke tasandas ära ja ta sai magada mingil määral. Jah, et see on hea soovitus, mida Jana soovitas. Aitäh, Jana. Sest sellega tuli mulle ka meelde üks selline just nimelt Riitaga sündmus seal Saarde vallast, kus ta ütles, et tema saab magada siis, kui ta paneb raadiot õrnalt taustaks mängima. Sama lugu ma kuulsin, kui inimesed rääkisid, kui nad käisid Tootsi tuulepargi sellel avamisel või selle nii-öelda demoüritusel, kus siis 13. oktoober kutsuti, siis võeti bussidega inimesed, viidi sinna tuulikute alla ja osadel inimestel hakkas samamoodi kõrvas vilistama ja surve tuli ja hakkas nagu väga ebamugav, aga kui nad läksid bussi lähedale ja nad kuulsid selle bussi mootori mürinat, siis see kuidagimoodi nagu leevendas seda ebamugavustunnet ja seda justkui seda survet kõrvades. Et siin on mingisugune seos selle... Aga see on ainult leevendus. Praegu ongi see, et... Ja just nimelt, et ta saab leevendada, et ta saaks vähemalt magada. See on oluline. No see on petlik leevendus, ma arvan, et tegelikult... Aga need inimesed, kes elavad Virtsus näiteks seal täitsa tuulikute lähedal, et neil on ka see vererõhu kõikumised, et on kas te olete vabandus, see kõik on nii tuttav, et kas te olete Terviseametile kirjutanud? Tähendab, ma ütlen niimoodi, see asi, mis te siin just rääkisite algusest peale, et kui te võib-olla ei mäleta, mis tuleks kirjutada, siis kuulake, see saade läheb pärast üles nii-öelda järelkuulatavana, kuulake, mis te ütlesite siin ja pange seesama asi pange palun kirja, et te olete kogenud seda sellest ajast, et te ei saanud alguses aru, te olete pöördunud sinna, te pole abi saanud ja nüüd te olete aru saanud, et see võib olla seotud selle tuulikutega. Et need inimesi on tegelikult ilmselt palju rohkem, kui me täna arvatagi oskame. Ja selle tõttu mul on tegelikult sellel filmil, mida me tegime Gerdiga, on tegelikult palju vaatamisi, 9400, aga kui Eesti mõistes võtta, siis see on tegelikult ülivähe, liiga vähe. Jah, et see probleem on... Ma olen seda ise ka levitanud, seda filmi, et see on väga hea film, aga see on isegi üllatus, et siuke film on üldse tehtud, et see on see on väga meeldiv üllatus. Aga sellepärast ta saigi tehtud, et inimesed teadlikkust tõsta just nimelt, et kui te tunnete, et teil on sellepärast, olete aastaid kannatanud, te ei pea seda kannatama, te peate häält tegema. Kui teie häält ei tee, siis mitte keegi ei kuule teid. Jaa, aga see kannatused alles hakkavad, kui siia nüüd tehakse mingid väga, väga suured 80 meetri kõrgused ja kõrgemad tuulikud, et see siis võrgu hakkab need on veel väiksed tuulikud, ma ütlen. Need on veel, kui 80 meetrit, see on veel väike tuulik. Me räägime siin juba uutes, mis on 300 kuni 300, jah? Et on see, et need on ikka, jah. Ma võin ka eksida, et aga see ja ega vaata ei ole ju kuskil minna ka, et esiteks taha kuskile minna ära, eks ole, on üks asi ja see, et kuhu sa nagu siin nagu Eesti piires ei ole kuskile minna, et minegi nagu Aafrikasse või kuskile, kus ei ole niisugust arengut nii-öelda. Aga et see oma kodust, aga alustaks sellega, et te pöördute Terviseameti poole selle sama loo. Ja see ongi plaanis, ja kindlasti aga ma olen selles mõttes aktivist nende asjade vastu, et ma olen kindlasti aktivist, et kui kuskilt midagi on, et siis ma olen kindlasti olemas ja tulen kaasa, et kõik, kes võitlevad tuulikute vastu, et võitleme koos, et siin ei ole muud varianti. Aga selleks on loodud MTÜ. Ja. MTÜ Looduse inimeste eest on see on see koht, kus te saate, kui teil on näiteks, te soovite oma ma nüüd teie nime kahjuks ei mäleta. Robert, vot väga meeldib, Gert olen mina. Et võib-olla siis, kas te olete te Facebooki kasutaja või kuidas? Olete. Robert Kardin on Facebook. Et kui te näiteks kirjutaksite sellest kas või siis meie näiteks MTÜ lehel oma lookesegi, et see oleks ka nagu selles mõttes näiteks, et
veel konkreetselt Saarde vallas öeldi, et teie kandis need meretuulepargid, mis on, see oli, minu arust oli see Utilitase mees oli, kes seda meile ütles. Ja ei kindlasti, et kas see on Utilitase tuulikud teil seal või mitte, seda ma ei tea nüüd. Aga tema olevat tol ajal need arendanud sinna ja ütles, et inimestel ei ole seal mingeid probleeme. See on tema sõnad. Tema ütles, et seal ei ole inimestel mingeid probleeme. Inimesed ei tea, et käivad arstide vahet ja ega siis arstid ka ei tea, vaata, ja siis määratakse tablette ja siis ka üks mees ütles, et nii kui ta siin kolis Virtsu, ta elab seal lähedal ja ütles, et tal hakkas vererõhuga ja süda puperdab ja magada ei saa, et ütleme kõik need sümptomid, et ja siis arst muidugi väänab ainult tablette, aga kogu aeg läheb hullemaks, et ega need tabletid ei aita siin. Ei, see ei ole, see on jah, juurpõhjus on ju milleski muus, et tablett põhjus on ainult milleski muus, jah. Et sümptomi maha surumine. Aga aitäh, ja ma ei hoia aega kinni, eks teised ka tahavad eestada. Aitäh teile. Kõike head. Teeme nii, kõik head, aitäh, jah. Et jah, et kindlasti teha seesama, kirjutage sellest Terviseametile, sellest ei pea neid asju niimoodi lihtsalt vaikides kannatama ja mingi seltskond inimesi lõikab puhtalt kasu selle pealt, et saab nii-öelda rahalist kasu sellest, et neil on seal tuulikud ja teised inimesed siis ei saa oma kodus magada ja elada. Kuule, küsib chatis Rainer Lupp, kuidas soomlased saaks kaubelda infraheli mõõtmiseks näiteks Tootsi? Rahu sellega, me tegeleme asjaga. Asjaga tegeletakse, jah. Et ärge muretsege, küll saab, et siin peab natuke läheb aega, et kõik saab. Saab õigesti, saab teha õiget täpsustega, õiget resolutsioonidega, nii nagu peab. Ei ole siin mingisuguseid vuhvlidega, ei hakka seda tegema mingisugused ametid, kellel on võimalik meelehead anda ja neid tulemusi nii-öelda sättida. See saab olema aus ja ehe. Et siis kuulete, kui see on tehtud. Ei hoiata ette, ütleme nii. Chat läks päris aktiivseks, ma ei jõuagi kõik ette lugeda, aga on seal veel midagi? Üks inimene ütleb, et oleme ju kolinud just siia Põhja-Pärnumaa valla metsade vahele elama, et pääseda linnamürast ja kasvatades siin üles lapsi, jumala õige. Ja siis sul tullakse ja pannakse taha aega selline ventilaator, mis on hullem kui linnas. Jah, sest see on kogu aeg selline. Linnas on vähemalt, sa saad öösel, eks ole, autoliiklus väheneb, ta ei ole nii intensiivne. Et maale ei ole vaja linnamüra tekitada. See saage aru, eks ole, arendajad ja kes te olete kõik tegijad. Tead, ma olen suhteliselt veendunud selles, et arendajad teavad seda probleemi, aga kuna seadusandlust pole, siis nad vilistavad. See on spekulatsioon, võtke kuidas tahate. Jah, ilmselt küll, sest et kui vaadata nende käitumist, kas või seesama see Vinni vallast, kui see ekskursioon tehti kiirkorras Saarde, just sobivat tuuleoludega, kui oli vaikne ja jah, nii on. No selge, aga siinkohal tõmbame tänaseks otsad kokku, kell on päris palju juba, on edasisi toimetusi vaja teha. Pange subscribe kindlasti kanalile, sest seda teemat tuleb veel arutusele. Pange like ja pange subscribe. Subscribe ju ma ütlesin, pange kelluke, siis te näete, kui me lähme laivi. Pöial aitab seda infot edasi jagada teistele inimestele. Algoritmid töötavad nii, ei ole midagi teha. Jälgige, olen ka Facebookis R33 stuudio. Kirjutage meil, kui on miskit küsimus r33studio@gmail.com ja X-ist leiab mind ka sama nimega. Ja mina reklaamin siin ka siis MTÜ looduse inimeste eest, et te võite julgelt ka sinna kirjutada, kui on väga, väga konkreetne juba tervisega teemad ja asjad, või siis kui on näiteks tuuleparki, teile tahetakse ligidale rajada, et mida siis tegema selleks peab, siis MTÜ on meil selleks loodud, kus on ka siis juhised ja antud, on nagu üles kirjutatud nagu nõu ja sinna tuleb ka siis MTÜ lehele hakkab ka ilmuma siis teadusartikleid, mis siis on, ütleme, lahti selgitatud eesti keelde ja niimoodi kokku võetult, et sellist värskemat kraami siis, mida saab siis vastavalt siis vajadusele oma tarbeks siis vallas näiteks esitada, kui on vaja vastata näiteks keskkonnastrateegilise hindamise vastuste küsimuste või siis ütleme siis küsimuste ja ettepanekute voorus. Et siis on sealt saaks nagu abi niisuguste asjade jaoks, et MTÜ looduse inimeste eest just. Selge, ma südamest tänan kõiki, kes tulid vaatama, kes kirjutasid, kes helistasid ja ma loodan, et see info levib ja ma loodan, et me lõpuks saame sellele hullusele ka pidurit tõmmata.
Sest vastasel juhul meil ei ole kellelgi kuskil just elada. täpselt, et see ei ole ainult 20 kilomeetrit, kui inimene 10 aastat kannatanud, see on täiesti mõistuse vastane. No. See on julm. Nii et see ei ole ainult mõne valla probleem, see on terve Eesti probleem. Ja võib-olla siin koha peal ma pean ka välja hõikama selle, et kui siin kuulajate hulgas on äkki võib-olla mõni advokaat, kes tunneb nii-öelda natukene muret sellest ja oleks võib-olla nõus aitama nii-öelda ilma meeletute tasudeta. Loomulikult igal tegevusel on mingi tasu, aga et see oleks kuidagi jõukohal, sest inimestel paraku ei ole kõigil võimalik korralikke ja häid advokaate palgata, et kui on kellegil sellist võimalust, et kes on pädev nii-öelda advokaadi töös, et äkki te annaksite ka endast siis märku, kas siis MTÜ-le või siis R33 stuudiole, et oleks võimalik äkki teiega ühendust võtta ja siis kuidagimoodi, et need kulutused saaks küll ka antud, aga et ta ei oleks selline üle jõu käiv inimestele, et sellest oleks ka palju abi. Aitäh! Aitäh teile kõigile ja näeme järgmine nädal. Mis formaadis saame näha, aga kindlasti näeme. Tšau kõigile! Kõik head! Ilusat õhtut teile!